My name is Morgan Freeman, and I'm an old man. That means I fucked young pussy when I was young, middle-aged pussy when I was middle-aged, and young pussy when I was old. I'm an old man, but I know some tricks. see pussy math. Old men know how to eat pussy better, because they're happy to do it. It's less work. You take your teeth out and you go to town. There's no risk with an old man. No biters. What am I gonna do with my gums? Ain't nothing gonna happen. Väga hea. Nii, ma proovin kohe eluvaimu tagasi sisse saada. Jah. Ma korra hing lahkus kehast, aga nüüd mul kõik lindistab. Ja ma teen episoodil alguse. Alustame. Algame nüüd siin ja praegu. Siin on kleeps on täpselt peal, et see näiteks oleks 3 liitrit. Null on eest ära. See on 3 liitrit alkovaba džinni. Vaata, kuidas üks tüüp ühe sõõmuga praegu kaanib. 3 liitrit. 9 ühe hoobiga või 7 ühe hoobiga. Me teagi. See oli 7 ühe hoobiga. 2 kärbest ühe hoobiga. Nii ja nüüd. Ohoo! Nagu külapea müüa on vaikselt, aga väikese rutuga järjekorras seismas, sellepärast, et saatuse rahad on tulnud tema arvele üle ja automaadist on vaja kätte saada, aga ajakoridorid on inimesi täis ja kõik tahavad seda raha kätte saada ja siis ta on natuke nagu närvis, kas talle ka ikka seda raha jätkub või mitte. Äkki saab enam automaat tühjaks, mina kunagi tea. Ja nõnda on ka tänane episood alanud. Mina olen Karl-Laari Varma ja minuga siin stuudios on täna Ardo Asper. Tere! Hei hopsti! Siin me oleme, me olime eile ka stuudios ja siis me olime teise mehe stuudios. Jah. Veider oli, kuigi ma seal läksin ka laua taha ja võtsin üle. Jah, sa panid ta paika, ütleme niimoodi. Ma ütleme nii läbi on. See oli selline territooriumi märgistamine. Sa olid nagu hüään, kes läks. Ma pissisin tooli peale. Pissis tema tooli laua peale, näkku talle, nina sõrmetesse. Ja siis lahkusid. Ja siis me läksime ära ja tore oli. Ja ütles võib-olla kunagi veel. Jah, mina hea meelega käiksin veel Mattias Naani pohmellipäevas. Ja, minge vaadake Mattias Naani pohmellipäeva. Ja, väga vahva oli. Oli küll. Nüüd me oleme siin suvetuuri lisakate eel, kohe oleme sinna minema. Selleks ajaks, kui episood välja läheb, on need läbi saanud. Jumal tänatud. Aga see tähendab, et me oleme sellises veideras limbo staadiumis hetkel, kus me oleme nagu veits tuurist nagu taastumas, aga samas kohe visatakse tagasi vette. Et nagu keha teab, et läbi veel ei ole. Ja. Aga samas nagu kõik selline, ütleme, sära sealt silme tagant on kõigil läinud. Meil oli Pärnus show ja siis meil oli see, et kes siis õhtujuht on. Ja mina muidu oleks nõus olnud juhtujuht olema, aga too õhtu kahjuks mul oli vaja valguspuldi seal, et meil olid valgusmeest ja kui ma ütlen, need setupid asjad, mis seal ei olnud, pulti töötanud korralikult, ma pidin manuaalselt kõike tegema ja hoidma seal. Et mina ei saanud lihtsalt teha seda too õhtu kahjuks, ma olin kinni ja siis ei jaksatud muud moodi valida kui loteriiga. Keegi ei tahtnud enam stand-up'id ja kõik olid nagu, ma ei taha see õhtujuht, ma ei jaksa. Ja näevad, see, mis publik näeb, on siis lihtsalt laval on selline teesklemine või ütleme selline, et kus sa paned nagu hea näo ette, kui sa lavale astud ja tegelikult see ongi see, kust algab ju professionaalsus. Täpselt. Et kui palju sa ikka nagu eheda emotsiooni pealt teha saad, on ju. Kui sa pead seda tegema nagu järjest mitu korda nagu lihtsalt konstantselt, siis mingi hetk nagu sul peab olema selline, see on lihtsalt nagu tehnika või nagu selline vilumus.
see ongi, sest kui sul juba see materjal on ka peas, sa tead enam-vähem, mis sa räägid, siis ütleme niimoodi, et materjaliga ka, kui sa teedki seda nüüd ütleme 40 show'd, ütleme, on tuuris keskelt läbi, on ju, siis esimesed sellised 10 on sulle, sa veel õpid seda selgeks, sul on, siit ma saaks seda vahetada niimoodi. Ja siis hakkab juba minema, seda tuleb natuke vähem, aga läheb automaatsemaks kuidagi, nagu lint tuleb makilt enam-vähem. Ja 40-ndates see ongi veel nagu kuskil 30-40 show'd, siis sa oledki suht autopiloodi peal mõnes mõttes see materjal. Et kui sa teed seda nüüd edasi ja me jõuaksime seal mingi 100 ja mis iganes, vaid siis hakkaks jälle arenema. Siis sul tulevad uued mõtted ja bitid sinna juurde ja selliselt, eks ole. Oleks mul nagu mingit head uut materjali, siis ma teeks lihtsalt seda ka. Aga ei ole praegu nagu väga. Nii et nagu I'm stuck, ma pean seda tegema, mis mul on seal tuuril. No pluss, me lähme liiga üle aja ka. Mul on ka, ma pean kogu aeg nagu midagi asja ära kattima, asjad ajas püsida. Sest meil siin osad poisid, kes pidid võib-olla 15 tegema, teevad 25 oma bitte, et mis ei ole halb otseselt, naudivad vähemalt laval, aga see võtab aja, kui meil ühel show'l sind ei olnud, me ikkagi läksime 10 minutit üle aja, on ju, et see on ka nagu naljakas, kuidas see nagu selles suhtes nagu show on nagu kokkuvõttes, ta on väga kvaliteetne, inimesed naudivad ja nii, et ma mõtlengi võib-olla publiku poole pealt, et näiteks kui kellelgi on see, et mis iganes, vaata, lapsehoidja on makstud või ma ei tea, parkimise eest peab maksma või mis iganes, siis sa higistad seal. Eriti need show'd võib-olla, kus nagu, lõpus tuli Ari ka, vaata. Et see on nagu see, et aga siis sa saad aru, see kestab pool tundi veel. Ma saan nagu kindlalt mingi trahvi. See õhtu läheb palju kallimaks, kui ma nagu arvasin. Õnneks mina olin võtnud meil igale poole päevahinnad nagu saaridele, mitte tunnipõhise. Sest muidu meil oleks ka trahvid olnud, ka ma oleks kõigistanud seal taga nagu, no. Väga hea. Väga hea. Väga hea. Ma olin läbi planeerinud selle. Ma lihtsalt vaatasin korra... No see on alati safe bet, et läheb kauem. Ja ma jäin ise vaatama, tavaliselt vaatan Jaapani uudisid enne, kui me pihta hakkame. Seekord ma jäin natuke hiljaks, nüüd ma praegu sirvin Jaapani Vaatasid Jaapani keeles ka? Kahjuks mitte. Just vaatan, et see on... Japan Daily. Erinevad kohad on, aga seal on vahepeal leiab neid huvitavaid uudisekilde. Kas sa oled käinud ka Jaapanis kunagi? Ei ole, aga meil on plaanis paari aasta pärast minna sõpradega. Väike reis teha sinnapoole ka, niisugune autodega, et sest see ongi see, et Jaapanil on muidugi, Jaapanis võib-olla reisimisega on praegu see, et ta on järjest, lääne turistid nagu rikuvad seda veits ära. Seal eriti oli suur probleem oli nende igasuguste streamerite asjadega, kes seal on väga kindel ühiskonna reeglid ja väga viisakus ja niisugune, et kõik peaksid oma osa tegema ja nii edasi ja siis mindi nagu kasutati seda väga ära. Ja väga nagu tehti ja nüüd oleks see nagu Jaapan on alati olnud natuke isolatsiooniline ja natukene võib-olla siis ksenofoobne, aga see on nüüd aina rohkem võimendunud ja võimendunud. Tuleb välja, et põhjusega. Jah, natukene küll. Kari idioote läheb sinna tegema mingit videopaska ja ma mäletan mingi tüüp, mingi Johnny Somali oli, kes, ma ei tea, kas ta pandi vangi seal. Ta pandi Koreas, ta tegi mitmes riigis seda paska. Ja. Siis oli üks see prank tüüp, vaata, ma ei tea, kas mäletan, kunagi oli mingi Vitali ZDTV, kes ikka veel tegutseb, ka vist nüüd striimib pigem ja siis ta ka pandi vist Filipiinidel pandi vangi, et ta oli seal nagu, ma ei tea, mingi mitu kuud ikka, võib-olla pool aastat või, mis on nagu päris rough, vaata, et see vangla on see, kus sa nagu magad mingi 3 teise tüübi peal, on ju. Jood sita vett, on ju, nagu kuskil privaatsust ei ole. See ei ole päris, see vanglaelamus kuskil Norras, on ju. Norras vanglas, on puhkusel. Sa mõtled nagu meie puhkus. See tüüp tuli välja, ei saanud stero teha terves aeg, oli niuke, jumal, enne oli niuke jacked, vaata. Siis tuli välja niuke hüna, Ega ta ma just, et palju sõi seal. Seda ka, et see söögid asjad ka, eks ole, kui miinimumi saad võib-olla kalorluse üle päeva. Yeah, going to prison prank in the Philippines. Gone sexual. Vitali taas Philippines. Yeah.
Prison edition. See on nagu see Eesti tüüp, kes ka visati välja sealt Filipiinidelt, see mingi Siim keegi, see läks ka vist lihtsalt Taisse või kuhugi, vaata. Mujale naisi ärritama. Naisi ärritama on vist õige, legaalselt õige termin. Kõigepealt küsib, are you real one? Ja siis then I will harass you. I will harass. Long time. Are you a real 12-year-old girl? So beautiful. Wow. Are you a real child? You are not trans child, are you? You are not adult man who surgically cut himself to be 12-year-old girl because that is sick. I want to have real sex 12. with real. I want real. Is that too much to ask? I want real and I want lawyer. Why Philippine police always fuck Estonia? Sa ütlesid lawyer, mu korra pealt mõtlen I want loyal. Et ma tahan, et ta peab mulle lojaalne ka olema. See on no, she can fuck other guys, but totally fine with that. Just fuck me too. Please anyone. Lõpuks läheb selle. I'm not insecure, possessive man. I'm not a creep. I'm not an incel, please. Yes. I need. Yes. Not that I need, but I want. Yes. But also need. Yes. I have needs. Yes. Ja seal ongi Jaapanis siis, tal oleks nagu kaks maailma, üks on selle hinnaelu, Tokyo ja mis iganes ise on, siukene ikka absurdselt, ma ütleksin, see urbaniseerumine, mis on nagu maksimumini viidud, et seda näed seal. Ta on vist, kas ta on üks maailm, kas kõige suurem või üks suurimaid neid urban alasid on ju. Ta võib vist olla jah, täitsa vabalt. 30 miljonit või mis iganes sellist. Et ta nagu läheb kogu aeg edasi lihtsalt. Ja. Et sellist nagu urbanismi oleks nagu päris lahe näha tegelikult, sest nagu sa ei, Eestis ega isegi kuskil lähiriikides sa ei saa mitte midagi nagu lähedast. Ei. Isegi mingi London või mingi selline tegelikult ju oleks võrreldes Tokyoga nagu suht niuke chill, ma arvan. Ongi, ma usun jah, sest seal on ikkagi kui sa võtad kas või pargid on ju, mis on, et kui sul on ikkagi Londoni park, eks ole, siis sa mõtled mingi Hyde pargid või suured siuksed, aga seal Jaapanis võib olla park siukene, nagu see tuba on, eks ole. Seal on see väikene muruplatsikene ja pink ja see on park. Yeah. Ja see on kõik, mis sa saad. Yeah. See sinu prefektuuris umbes, eks ole, et on nagu on, et seal lihtsalt ongi nagu pind ja kõik siuksed on nagu väiksed, et see on nagu selles mõttes nagu nad saavad enda lubada seda sellepärast, et neil on seda ilusat nagu muud ala ka. Nagu seda pinda. Kuigi see tähendab tegelikult neil agrikultuuri mõttes, neil on nagu seda pinda on neil vähe, et lihtsalt nagu marju ja asju kasvatada. Ja sellepärast nende need igasugused, nad võtavad väga tõsiselt enda siis seda kasvatamise, põllumajandust võtavad väga tõsiselt, et see peab olema väga kõrgkvaliteetne ja sellepärast, ja neil on ka, öeldakse, et maailma magusamad meloonid ja asjad ja maasikad ja niimoodi ja need viinamarjad, aga need maksavad nagu ikka kõvasti, et seal ongi, kui sa tahad kellelegi mingit nagu kallist kingitust viia, siis sa viidki maasikaid või viinamarju või midagi sellist. See meloonid, mis maksavad, need melonid on mingi 400-500 eurot. On seal nagu need hanimelonid ja mis on need arbuusid ka, mis on need kandilised ja igasugused siuksed. Need ikka maksavad ikka suuri summasid. Siis hakkad mõtlema, et meil ei olegi nii hull. Täpselt. Maksimas saab päris hea hinnaga vahepeal. See päris hea kvaliteediga, päris hea maitsega. Aga ma nägin kuskilt mingit nagu videot, et Jaapanis on selline suur probleem, et neil tegelikult ei ole vist nagu enamikes majades mingit nagu soojustust. Ja. Et kui ongi talv lihtsalt, siis sa käidki mingi mantliga ringi ja siis sul on, võib-olla on mingi tuba, kus nagu keset seda on nagu, ma ei tea, nagu mingi laud või mingi asi, kus all on mingi soojendus, et paned jalad sinna alla, tõmbad mingi teki endale peale, mis on nagu selle laua külge mingi tikitud või midagi ja siis lihtsalt chillid seal. Soojendusega jah, seal väga, AC-d ei ole seda, kuidas ma ütlen siis, ei ole jahutust ega soojendust.
ja seda üldse majadega on seal Tead, pinnad on võib-olla väiksed kuskil. asjad, et Ja, et mingites hotellides võib-olla on ju, et seal käivad turistid või niimoodi, on ju, aga et jah, et muidu nagu nagu jäi mulje küll, et nagu, et noh, et nagu, ma ei tea, talvel võib-olla ei läheks. jah, see tundub nagu veits ebameeldiv. no kui külma ei talu väga, siis jah, kindlasti mitte, et ta on niisugune, seal läheb päris palju lund ja külma tuleb ja seal on nagu see vist, kui ma ei eksi, siis Sapporo äkki vist linn, prefektuur või linn, mõlemad on vist sama, äkki seal, see on kõige nagu linn, millel on kõige kõrgem nagu lume see kiht alati iga aasta ja see tuleb päris normilt seda. Ja sa, ma ei tea, ma pigem mõnes mõttes tahaksin talvel ka näha seda, et see tundub nagu ilus ja niisugune teistsugune. Aga samas, jah. Sul on see, et sa käid niigi talvel ka mingi T-särgiga. Ja, täpselt. See on nagu ideaalne. Mulle see sobiks. Aga neil on majades, on kindlasti, seal on neil see arhitektuuris, üks tuba on see tataamituba ka, mis on siis õlgmatid, põhimõtteliselt on põrandaks ja selline kuskil kindlasti ilma jalanõudeta pead käima ja kõik siuksed asjad, et see on niisugune väga hoitud tuba, et natuke teistsugune seal. Nad ju palju ka põranda peal ikkagi istudes söövad ja joovad siiamaani. Magamine käib ka, pigem ei ole suurt voodit, vaid sul on need matid, nagu madratsid, keeratavad madratsid ja asjad, mis põranda peal on. Et see ka temperatuuriga, põranda peal külmas magada on valus. Kui sa ikka keskküttega oled harjunud, vaata, siis nagu ma kujuta ette, et nagu terve talv nüüd sa peadki mingi mantliga käima lihtsalt toas. Et nagu, jah. Mõtle, lähed lihtsalt mingi vetsu, seal on mingi 2 kraadi. Jah. Sest tegelikult, kui sa mõtled seda niimoodi, kui sul on halva ahjuga maja Eestis, siis see on sama. Siis sul on ka see üks tuba on soe, see ahju ümbrus on soe ja ülejäänud toa majas on sul jope peal. Jah, täpselt, jah. Ma olen kogenud seda küll, ise ka Eestis ka, kui niimoodi mõtlema, et see ei ole päris see, et kui sul on hästi nagu planeeritud ja tehtud, et see ahi on tihti peale see, igas toas on üks küljäkene, kus sul seda ahju soojust, siis see tuleb väga hea, on ju. Aga kui sul ongi see mingi, eriti kui sul on see väikene niisugune portable, umbes kuskil nurka pandud. Jaa. Ja see ongi nii huvitav, et sa mõtled, et nad on nagu suht arenenud nagu mingite asjadega, aga et selline asi on nagu puudu, et kõik on nagu lihtsalt, ei, nii on, lihtsalt kannatame ära. Sest ongi veits sitt nagu suur osa aasta. Aga see on nii veider, osades riikides on ka see, mis on muidu arenenud, UK-s on ju. Neil on suur probleem akendega, et kui aknal on 2 klaasi ees, vaata, kahekihtiga, see double glazing on ju, see on nagu suur asi, et see maja. Isegi nõukaaegsetel majadel oli 2 kihti klaasi ees. Vanadel Lasna majadel oli ka 2 klaasi ees nagu. Või sul on see 2 akna süsteem vanadel nendel, kus sul on see, et see õhu, see vahe on sees, see hoiab seda, see on see, mis seda sooja hoiab tegelikult. Ja pluss UK-s veel see debiilne süsteem, et külm ja soe vesi eraldi, mis osates kohtades leiad. Mis on puhtalt kiusu pärast. Sest nad olid see, et see, kui tuleb soe ja külm vesi ühes kraanist, see on Prantsuse süsteem. Ja meie ei tee nagu räpased prantslased. Meil on oma. Ja, aga tee oma on sitt ju. Sa ei pea ütlema, et Prantsusmaa parem on, aga lihtsalt siis tee niimoodi. We do it the proud British way. We keep hot and cold separate. Scott intended. Siis pead panema seda asja sinna alla, siis segad endale seal see õige veekraaniga. Fuck off. Väga lihtsalt ebamugav, ebaefektiivne. Ebavajalikult. Igas riigis mingid asjad, mis tunduvad nagu, ma ei tea, miks teil nagu see valesti on? Peaaegu kõik muu saite korda, aga see on valesti. Et nii... Et neid asju ikka märkab ja mis mõtled, et see või, üks asi võiks ju õige. Tegelikult Eestis on päris hästi nagu. Eestis on väga hästi, ma ütlen ausalt, me oleme nagu välja mõelnud veits. Me oleme võtnud nii läänest kui idast need asjad, mis meile nagu sobivad ja kuidagi jätnud ja nagu on cool. Ja mugavus. Ma arvan, et Eesti inimene on nagu mugav inimene. Meeldib mugavus.
ma arvan ka, jah. et noh, vaat kuidas ma ütlen, me tahaksime olla laisad, aga me teeme liiga palju tööd selle nimel, et nagu saaks laisad olla, vaata. Tegelikult me ei saa lõppude lõpuks, me oleme liiga töökad, et me teeme nagu eestlased kõik töö ära, on ju, kõik asjad, aga eesmärk oleks see, et saaks kuskil lebada ja niisama olla, on ju. Aga selle nimeks sa optimiseerid ja teed mingid süsteemid, lõpuks on see, et noh, sa tegid just 160 tundi nädalas tööd nagu selle nimel. Jah, meil on see ka, et me ei saa selles kliimas nagu olla nii laisad, kui me tahaks, vaata. Seda ka, jah. Jah, sest meil nagu nii suvel kui talvel üks või teine ekstreemsus ja siis 2 aasta aega on nagu lihtsalt märg. Te ole see, et oled nagu palmi all terve aasta. Kookospäkkel kukub alla. Juba lahti saad otse juua sealt. Eestlasena sa pead kogu aeg millega pärast muretsema, sest ise kui seal on suvi on ju, ja nagu selles mõttes hea suveilm, et sa ei ole nagu suremas on ju palavusse, või see nagu mõnus, ma saan kuhugi, siis on see, et mis ma siis teen? Viskan korra muru peale või ei, puugid. Seal on ka oht. Ei, sa ei lase ennast kordagi lõdvaks või sa sure. Sa ei sure ära, sa saad eluks ajaks ebameeldiva haiguse. Aga sa pead tööd edasi tegema, sul on lihtsalt veel sitem. Miks? Sa üks päev viskasid pikar ennast või? Loll. Nüüd sa oled nagu Justin Bieber. Borrelioosiga või entsefaliidiga, kumbiganes. Borrelioos on see pikene, entsefaliit läheb kiiremini üle, see on see aju põletik. Bieberil on vist see mingi laimitõbi. Jah, laimdisease on ka borrelioos. Ja. Isegi tema sai puugi, vaata. Järelikult. Või nagu muud moodi vist seda ei saa, on ju. Vist küll, jah. Ei ole nii, et niisama mingi tuulega. See on õhus. No vähem... Suudled kedagi. Vähem on... Kepid ilma kummites. Borrelioos. Borrelioos, jah. Mingilt mingi Eesti grupi oli, vaata. Jah. Väena jõesuust. Kas sinne kohta pääses, ja kuidagi pääses Kanadast kontserdile. Ja. Nagu ikka, vaata, käis ka mingi suvel maal ja puuk hüppas külge ja läks sinna häbemekarvadesse chillime. Aha, sealt. Siis pärast Kanadas või kus iganes Bieberi kontsert oli, läks backstage'i. Keppis Bieberit. Ja see puuk. Oli sama võimaluse. Oli nagu ma hüppan. Siit ma olen juba piisavalt imenud. Tahaks seda Kanada verd ka. Ma lähen illegaalselt üle piiri. Ma alustan oma pere siin. Ma emigreeru. Ja nüüd on Kanadas puugiepideemia seal ühe ja Väärna jõesuu inimese pärast. Ja Bieberil on nagu see turvameeskond ka. Et oleks eeldanud, et nagu nad võtavad maha selle puugini. Turvamees hüppab ette puugili. No! Ime seda! Ja nagu see Whitney Houston mängib ja see bodyguard. And I... Turvamees hüppab. No! Puuk kaelab. Ei, mul ei ole vaktsiini. I took one for you, Justin. Never forget. No selle vastu ei saa vaktsineerida ka. Borrelioosi vastu teem. No. Aga veel mitte. Bieberil peaks olema nagu see vanasti, vaata keisritel ja kuningatel oli see mürgimaits enne kui sööki. Bieberil peaks olema ka, kes vaatab, et ega see tupp mürgine pole. Enne kui Bieber peale läheb. Nagu korra. Mitte prima noctis, mitte see esimese õigus nagu, aga lihtsalt nagu, ega sul puuki ei ole. Bieberil laseb soojendusbändil üle käia. Kõik korras kellegi halb ei hakanud, väga hea, siis on minu kord. See ongi, et käivad üle, annavad okei ja siis tuleb Bring on the Beeps ja siis tuleb You know you love me. Kas Bieber seksimise all laulab või? Ma arvan, et võib-olla ta ei laula, aga ta oigab kindlasti meloodiliselt. Tore, mis olla. Tore, mis. Ingli häälega. Tore, mis. Kunagi, ma mõtlen, oli see,
kooris käisin, siis meil oli see hääleharjutus oli puhutuul, pidid ütlema nagu ja tegema seda skaalas ja puhutuul. Ma arvan, et ta teeb sama. Teeb ka puhutuul. Ta teeb ka puhutuul. Jaa. Tulemise hetkel. Puhutuulen. Aga kui sa käisid kooris Lasnamäel, siis mis teil need koorilaulud olid? Nõukogude Liidu hümn? Pušegda, ma ei olnud see. Praegu sain selle eest, me saime cancelitega. Ei olnud, meil oli tavaline. Meil oli hästi usklik, meil oli maduli õpetaja. Kõik lood olid. Meil oli hästi usklik õpetaja. Ja meil oli kõik olid kiriku koraalilood ja siuksed kirikulaulud olid. Ta tegi meil aastaid tegelikult nagu ajupesu usu teemalist, vaata. Nii et teised õpetajad ei teadnud ka alguses, kuni lõpuks välja tuli ja siis vahetati välja. Siis meil tuli väga hea õpetaja. Laulud ka vahetusid? Jah, siis oli veits teine, siis ei olnud kõik ainult issand auks. Teeme veits Michael Jacksonit. Siis oligi nagu palju... Natukene kuradi Diana Rossi. Aga muidu me pidime ainult siuksed püha isale laulma. Siuksed hästi igavad laulud. Ja muusikatundides oli sama. Ja, me õppisime rohkem, see oli rohkem usuõpetus lõpuks kui muusikaõpetus. No muusika, seal sa saad seda läbi, keda kuidas sa hindad seda vaata muusikaõpetust mingil määral on ju. Eriti siuke mingi algklassides ja asjades, nagu, et sa ei tee nagu suurt ajaloo testi neile, nagu, et sa tead, mis laul on. Nagu Põdral maja metsa sees, metsas kirik ja Põdral kirik metsa sees. Allegooria on see, et jahimees ajab tagasi, on saatan, jänest tuli tuppa lasta koguduse liikmeks. Ma pole kunagi mõelnud selle saab tekstiga selle laulud. Ja lõpuks isegi jahimees tuli uksele otsima. Ja kõik õpetused ju näitavad, et tegelikult peaksime andestama. Ja me lasime ka jahimehe tuppa, ta oli koos jänesega seal ja nad olid sõbrad. Lõpuks nad olid ühe isa all. Põder oli jumal selles kontekstis. Ja kui jahimees on valmis kahetsema oma patte ja muutma ennast, siis ka tema võib saada taevariiki. Ka tema saab põdramajja. Täpselt nii. Kas te laulsite ka seda niimoodi teise viisiga? Põdral maja metsa sees jänes tuleb pa. Seda ketta, ei, ma ei tea. Me nagu laulame sama viisiga. Ma ei tea, ma tegin mis Simpsonite tuun oli üldse vist. Ma ei tea. Ma ei oska tegelikult laulda aastaid, aga nagu, kui ma pean mingi viisi ise välja mõtlema, sellega ma saan hakkama. Aga kellegi teise tehtud viisi ma ei oska pidada. See on väike miinus. Ikkagi olid kooris. Nad olid nagu, et tead, meil siin on rahvast puudu niigi, nii et ega me kedagi välja ei viska. Sest mul oli häälemurre väga varakult. Ja mul oli nagu see, mul oli lapsena juba sarnane. Ma võisin bassi laulsin. Teised olid kõik veel oma nende pipskuik häältega. Ja siis mina olen seal do, re, mi. See nagu Karl on indispensable. Häält, viis ei pea, aga ta taust oli mingi hetk nagu me tegime ülipalju madruse laule lihtsalt või seda mingi šamaani laul oli hästi Mongoolia kurgu hääl nagu seal Düüni mingi nende sõdalaste planeedil seal oli, kus nad mingi, ma ei tea, võitlesid üksteisega, mingi treenisid, mingi veri voolas mööda vägesid ja siis mingi tüüp oli kuskil üleval.
see on, mulle meeldib, see on üks hea siuke metallikas bänd on minu meelest Who vist, mitte nagu meie Who oli, aga see peaks ka Who olema samamoodi. On Mongoolia metal bänd, mis teeb ka siukest täpselt metalit, aga siis vahepeal on see et noh, see on lahe siukene, lisab sinna nagu tooni. Soovitan kuulata. Ja Who nagu siis House peaks olema, jah. Minu meelest oli nii. Nad on saanud popimaks, sest neil on videomängudes on kasutatud nende lugusid ja värki. Veits, mis on ka siukene päris hea. Võtan kohe playlisti lahti ja vaatame siin lõpus. Ja siis laulsite neid Jaan Tätte Matvere lugusid ka. Hästi palju mereteemalist. Kahjuks mitte. Aga võiks olla ja siukene. Mulle need Madruse lood tegelikult täitsa meeldivad. Tuli välja see Assassin's Creed mäng, kus sa oled assassino. Ehk siis seal on oma loori ja asjad, aga tuli Black Flag jälle välja, mis on siis, räägibki nagu selle piraadi kuldses ajast sa oled minevikus. Enam siis seal on hästi palju ka merel sõitsmist ja siis on lindistatud nagu need meremehe laulud professionaalsete lauljate poolt, kes ongi kõik teevad a capellas, kõik need laulud nagu meeskond teeks sealt, kui sa tööd teed. Nad laulavad neid ka naturaalselt sealt, kui sa laevaga sõidad ja purjed üles ja purjed alla, kõik nad teevadki need tihtipeale see rütm ja see oligi selleks, et hoida seda nagu töörütmi, et kõik saaksid samas rütmis teha vaata tööd. Ja nüüd on ta professionaalselt nagu veel lindistatud ka, et see on hoopis teine, hoopis siukene nagu noh, päris lahe, ma soovitan, ma kuulan seda nagu niisama seda plaati. Mitte nagu meil mängu kõrvalt, aga lihtsalt see huvitav soundtrack, mida ma nagu kuulan kõrvalt, jah. Seal on see, klassikali on see üks, kui seda on see What would you do with a drunken sailor? What would you do with a drunken sailor? Ma ei mäleta lüürikat, ma vanasti mäletasin, oh my god, put him in bed with the captain's daughter. Et sa saad erinevad asjad, mis sa teed. Mingi paint his toes, ma ei mäleta, erinevad asjad. Put your balls in his mouth when he sleeps. What would you do with a drunken sailor? Put your balls in the mouth when he sleeps. What would you do with a drunken sailor? Fuck him in the ass, I say. Hey! Just do a lot of gay shit. While he's sleeping. What would you do with a drunken sailor? Change his ringtone on the phone. Changes language on his phone to Dutch. Pean hall. Ma ei oska tagasi panna. Hieroglüüfidega on see veel parem. Sa saad vähemalt enam-vähem aru, kus sõnad, aga sa panedki mingi korea või mingi hiina keele peale. Sa legit nagu, et oota, mida ma siin nüüd klikin. Ma ei ole aimu ka. Aga sa saaksid hieroglüüfi ka panna telefonil? Jaa. On, tõesti. Et ongi, et mingi lind ja mingi... Võib-olla saaks küll vist panna mingi vana siukse webtingsu peale. Kunagi oli see font, see webtings vist oli selles, kui dokumente panid. Ja see ongi see gibberish, ta paneb random need. Need ei ole iga kord isegi samad. No see tundub fun. Ehk piktograafid. Ja prank. Keegi kunagi, ma ei mäleta, rääkiski mingiks podcastist, et ta oli teinud seda, et tema muutis selle peale, et tegi prängi, et nagu autokorrektis muutis asju ära. Et autokorrekt alati lisas mingisuguseid, mitte, et aitäh, vaid nagu, et aitäh ja too mulle pudele vett. Aga see tähendab, et igasse meili ja mis sa kirjutad nagu telefoniga, siis tuleb see siin autokorrektis põhja. Niisugune väike, ta ei ole nagu... Ta on harmless suht, aga ikka. Närvidele käib ikka. Ja sa ei saa sellest tükkaga nagu aru ka, et see on sulle prängitud, vaid see on see tehnoloogia jälle. Jälle see tehnoloogia. Jälle mingi pask, mida keegi ei ole tahtnud, keegi pole küsinud seda, lihtsalt surutakse peale. Viskad telefoni vastu seina lihtsalt. Oled sa kunagi näinud, keegi seda teinud? Mis asja? Telefoni vastu seina visanud, siis mina olen. Ma olen ka, jah.
aga see oli siis, kui ma olin, ma ei tea, mingi algklassides või millegi seal, kuidas sul oli? Mul oli ka kooli ajal, see vanaaegne telefon oli veel, tööõpetusõpetaja viskas. Yeah. Nagu mingi... ahastusest või? Vihast, sai mingi kõne ja siis karjus midagi telefoni, ma täpselt aru ei saanud ja siis järgmine hetk viskas nagu selle vastu ust puruks. Võttis see lihtsalt nagu. Ja siis lihtsalt läks tunniga edasi. Jah, nagu midagi oleks juhtunud. Ta ei olnud mingit siin, mine korista üles. Rait, mine korista üles. Ja astu selle peale, disrespect, see on mu eks näine. Ja meie tänane ülesanne, hävitame selle telefoni. Hävitame asjadeni, tähendab telefoni. Puuri auk sisse sinna. See on meie selle veerandi töö. 5. Oi, kui see oli see vana Nokia, see ei oleks nagu kõik läbi kukkunud. Õpetaja, see puur ei lähe läbi selle ekraani. Sa ei ürita nii piisavalt hästi. Usu puuri südamesse või midagi sihukest. Meil oli see, et ma ei tea, lihtsalt mingi üks poiss lihtsalt viskas oma telefoni mingi vastu seina, et näidata, et vaata, see on nii tugev, vaata, et sellega ei juhtu midagi. Võin jumala pohvult visata, viskas. See oli, oi puts. Jaa. Samas mul kukkus kunagi telefon, mis oli see vana ka, kus olid need Nokial olid kummipadjak üle peal, mis helendasid. Ja see kukkus nagu lauluväljakul, see trepist alla, laululava trepist, terve tee. Ja ma jooksin järgi ja jätkasin kõnelutust edasi. Need olid päris tugevad küll. Ja need olid, see oli see mingi vilkuv. Jaa, küljed vilkusid ja. Mingi, seal oli mingi nimi ka või? Ta oli numbritega veel, telefonid olid numbritega veel siis. See oli mingi N-Gage või mingi kunagi oli. Mingi asi oli vist ka, et sa said nagu mingi lisa, mingi värgendus. Sa said telefoni nagu juurde panna, vist ka vilkus äkki, mingi tirolaiser või? Ma ei tea, mingi selline asi. Vaatame kohe. See on mingi veider sõna nagu, aga ma mäletan kuskil kunagi mingi 2000-ndate keskel äkki olid mingid reklaamid või asjad. Ma just mäletan nagu seda sõna. Ma arvan, et see tähendas, et sa said mingi vilkuva asja panna telefoni külge. Kas keegi kuulajatest äkki mäletab sellist asja? The word tyrolizer is a French verb meaning to yodel. Tyrolisee. Prantsuse Alpides. Kas me kirjutaksime seda Y? Ma arvan D-I-R-O-L-I-Z-R. Tyrolizer. Tyrolizer, ahah. Kas mõni old head mäletab, kuidas nimetati neid vilkuvaid kleepsi, mis vanasti sai telefoni külge panna? Tuligi selline asi. Aga ongi, a tyrolizer is a nostalgic 20s promotional item in Estonia. Ja... Ainult Estonias. Jaa, see on ainult Eestis. Only in Estonia. väga huvitav. See on see, mis me oleme maailmale andnud. See oli Tiroli nätsupakiga sai selle kaasa, ainult Eestis. Tyrolizer. Tiroli sellest nätsu, Tiroli. Kes iganes nagu selle kuradi kampaania peale tuli geenius, kuskil mujal maailmas ei tulnud, aga Eestis Tyrolizer. See on aldikes. Tyrolizer, ja ongi vist Tyrolizer, jah? Wow. Võta kuradi super kõnekaart ja saad kaasa ägeda Tyrolizeri oma uuele tutikale telefonile. See oli antenniga seotud. Kui tundis, et antenn nagu töötab, vaata, et antenni tuleb sisse, siis Tyrolizer hakkas tööle. Okay. Ja kui sul oli telefon, millel ei olnud antenni, siis sa töötasid, kui sa otse antenni külge kleepisid. Või nagu see receiveri kohta, et mõnel oli see antenn, vaata, see antenni ots tuli nagu natukene välja. Telefonis, kui seda ei olnud, siis pidid nagu seal, kus sul otsaga see olema, aga siis see võttis su levi vähemaks. Aga näeb coolim välja. Keegi ei saa mulle helistada.
Sorry, ma panin tirolaiseri endale külge. Ta ei saa mind kätte. Aga seal mingit pilti oli ka või sellest? Tead, ei ole vist. Oota äkki. Ei, rauaeraldus, seade oksidizer. Appi. Timo kukkus teiselt korruselt alla. Tal on mitu luumurdu, kutsuge palun kiirabi. Kahjuks ma ei saa, mul ei ole levi praegu. Ma panin tirolaiseri enda telefonile külge, et ma arvan, et te peate kõndima traumapunkti. Ma ei hakka ära ka võtma seda oma telefonilt, see näeb liiga bänger välja. Liiga bänger. See näeb nii fucking tirolaisitud välja. Telefon on nii kuradi tirolaisitud, et no ei plee. Või leia, jah. Kas kellelgi... Ma kirjutasin tirolaiser pilt on ju Google'isse ja siin on ainult president.ee ametlik foto tuli esimene. Et juhul, kui sa tirolaiserit otsid, sa äkki sa tahad presidendi pilt. Äkki tahad Alar Karist. Võiks olla Alar Karis koos tirolaiseriga. Nagu, et vahepeal vilgub nagu tirolaisitud Alar Karis. See oleks väga lahe. Tirolaisitud Alar Karis. Tirolaisitud on juba omaette sõna. Nagu. Et siis, kui mingi mõttetegevust toimub, ta tajub ära, et kuradi Alar Karise kuradi juurkäbi kuradi amüktalas toimub midagi. Siis ta hakkab kuradi vilkuma. Enne kui tuleb, tema hakkab kõne pidama, hakkab tema see tirolaiser tööle. Sa vaatad, et juba see kuradi tõmbab käima. Varsti ta hakkab kuradi baare spittima. Varsti ta hakkab tuld sülgamas. Kallis Eesti tuleb ja siis kallis Eesti rahvas. Ja siis käib kallis Eesti rahvas. Kallis Eesti rahvas. Ta võiks teha tegelikult jah, lihtsalt mingi DJ seti, vaata. Vabariigi aastapäeval. Kes ikka viitsib kuulata seda? Aga kujute, et... Kallis Eesti rahvas. Kõigepealt ongi see, kus tuleb see Eesti hümni see korral laseb seda. Kuigi minu peas mingi pärast tuleb see Eurovisiooni see muusika kõll kõigepealt. Tuleb see, siis ta näitab korral seda presidendi lossi on ju, või näitab Pika Hermanni torni, siis tuleb see zoom in ja siis ongi see, et Alar Karis on kallis Eesti rahvas. Täna mõtlesin midagi teissugust. Ja siis tõmbab selle, mis on see suur see kaarding, kus on see lipp või see, tõmbab selle maha, seal on DJ pult taga. Paneb ka klapid pähe. Ja on kallis Eesti rahvas. Ja. Lihtsalt täis mingi kuradi Berliini mingi outfitis ka, vaata. Lihtsalt mingi, ma ei tea, rohelised väikseprillid, siis on mingi nahast võrksärk. Ta tõmbab ülikonna ära, see klõpsudega. See on mu viimane vabariigi aastapäev. See on mu viimane. Ma teen, mis ma tahan. Te ei saa mind peatada. See on otse ülekann. Joker on ka elas. Te mõtlete, miks ma ei lindistanud see aasta ette. Miks ma nõudsin otse ülekann. ETV, aga meil ei ole midagi, mida meil muud on panna. Ei saa, me peame ootama veel 4 minutit. Selle loo ma tegin ise. Marie Under. Nagu ei. See on lihtsalt. Ma austaks rohkem. Kindlalt. Tee, mis tahad. See DJ värk on väga populaarne. Kõik nagu, paljud inimesed nagu dablivad nüüd selles. Miks mitte ka Alar Karis? Mis ta DJ nimi oleks? Mitte lihtsalt DJ Alar Karis, teda ei saaks. DJ Karistaja. See oleks väga hea. See mulle meeldib. Kõik mõtlevad Eesti Punisher. Kõik, kes ei tantsi, saavad karistatud. Alati. See või siis jah, nagu see, kus on see karistaja ja siis Punisheri Eesti versioon Alar Karis on peategelane. Sa oled olnud paha, nii et ma karistan sind. Mis veider porno see. Aga see on lihtsalt, kuna
see on nagu Eesti oma, siis kõik on nagu hästi niuke mõõdukas ja viisakas, vaata. Lihtsalt noomib inimesi. Et kõik ühel pahal annabki edasi, noh, nad annabki persele lakse. jah, ära nii tee. Ära tee enam. Mõtle ikka järgmine kord. Enne kui tegema hakkad, jah. Enne mõtle, siis lase. jah. Kas ikka tasub? Ja relva tagasi ei saa. See läheb mul riiulisse või sahtlisse. Nagu õpetaja, kes kaardipakki ära korjab. Veerandi lõpus saad tagasi. Tead, ma täna ei hakka sulle isegi midagi, ma teen ainult hoiatuse. Mõtle korra natuke järgi rahulikult, 10 minutit. Mõne vahetunnis jaluta natuke mõtle. Tule tagasi, kui sa rahulikum oled. Nii. See on päris väga magus. Aga noh, palju siin suhkrut üldse sees? 65 grammi. 6,6. 100 milli peale, see ei ole isegi nii hull. Jah, see on... Tavaliselt on mingi 14 või 15. Ja, on see vähem ka mingid limpsid. Not great, not terrible. Ideaalis oleks 0, on ju. Ideaalis oleks 0. Aga noh, kus sa leiad tänapäeval üldse midagi, kus on 0 suhkrut? Topivad seda kord igale poole. Minus küll 0 suhkrut ei ole. No jah, no ma ütlen. Ma lihtsalt nii sweetie patootie. Sweetie patootie. Tõenäoliselt isegi soolas on ostad kuradi kilogrammi soola. Vaatad ikka 5 grammi suhkrut ka sees. See Why? Tiibeti sool, mis see roosa on, vaata. Yeah, Himaalaja sool. Himaalaja, see on roosa. See on roosa, see on suhkur. Yeah. See roosa osa on nagu suhkruvati suhkur. Sa mõtled, et suhkruvait on roosa ja Himaalaja sool on roosa niisama. Kas see on kokku sattunud? Ei. See on mõlem suhkur. Kõik leivas suhkur, noh. Kuigi noh, vähemalt me ei ela Ameerikas, vaata. Seal on lihtsalt nagu, no ma ei tea, nii see for the bit ilmselt on pandud lihtsalt, paneme siia lihtsalt nagu, paneme peotäie suhkrut siia juurde lihtsalt. Meil on nagu lademetes seda, me peame ära kasutama. Ma nägin just alles paar päeva tagasi, mul on seal üks Hiina toidukoht, minu lähedal poes on ju, nagu kaubamajas. Ja seal on lihtsalt kärus oli 3 niisugust 25 kilost kotti suhkrut. Lihtsalt nagu granuleeritud suhkrut. Ja ma mõtlen, kui palju te oma toitudel, et sul peab olema need kotid suhkur nagu see. Ma olen näinud seda industriaalkoguses suurt, seda nagu tsemendikott, aga suhkur, vaata. Ja sul on 3 tükki ka veel järjest pandud nagu. Holy shit, no ma ju ei söö enam teie juurde. Ja ma ei ole peale seda Aasia toitu tellinud. Nagu ma ütlen, paar päeva tagasi oli veits kauem, aga ma ei ole pärast seda, nagu ma olen mõelnud, et Aasia toitu mida sööma midagi, siis mul tuleb nagu see suhkrukotid meelde, ma mõtlen, ei. Minu keha ei ole valmis. Hiina vist toit ongi hästi selline mingi sweet and sour, mingi selline mix on ju. Et ma ei teagi nüüd, ma ei ole mingi ekspert, äkki mingi, noh, mis iganes tai või mingi selline oleks nagu parem. Ja ta on tai minu meelest päris rasvane toit. Nad on kõik õlis, vaata ikkagi, sa paned asjad õli sisse ja siis praegu nad on sama pruun. Et noh, see tihti peale ta on, aga ta on ikkagi siuke, noh, see on jah, nuudlitel on ka väga suur erinevus. On riisinuudlid, klaasnuudlid, siis on erinevad tavanuud, ongi sul on see juba Jaapanis, on ka oma stiilis need erinevad rahamenuudlid on ka erinevad seda, et üks on tehtud nisujahust, üks on tehtud odrajahust, on ju, mis iganes need kõik on. Ma ei teagi, mis see kõik tervislikum on, tatrajahust vist. Jah, ma pakuks äkki jah, et mingi, et ma ei tea, tataroder, nisu on kõige halvem ilmselt. Nisu on kõige halvem, jah. Aga kõige maitsvam äkki, ma ei tea. Ei. Mulle meeldib võib-olla isegi oder rohkem, kaer tähendab, kaer rohkem. Kaerajahust, jah. Ja kaerajahu on mulle meeldib rohkem. Aga noh, kaer ka on kõige tervislikum. Tatar on võib-olla tõesti see
aga noh, see on sellepärast, et ta ei maitse hästi. Nagu kui ma tatart söön, ma pean nagu väga palju hapukoort peale panema. Ma panen nii palju hapukoort peale, et sa ei tunne enam tatra maitset. Ja. Siis on hea. Ja. Siis mulle tatar meeldib. Siis meeldib, jah? Jah, sest mulle hapukoor meeldib. Ja. No, ma niisama tatart süüa nagu on valus. Ja, minu jaoks isiklik. Mul meeldib tatar või nagu ma ei tea, seda võib nagu nii erinevat moodi teha või nagu kuidagi, et on olnud kordi, kus ta on nagu noh, täiesti nagu hakkab nagu vastu või siis kordi, kus ta on hea, ma ei tea, see on kuidagi selles valmistamisprotsessis võib-olla. Kui ma teda praen kui ta on nagu hästi kuiv, siis noh, ja panen võid ja teen ta nagu heaks, panen võid ja soola. Kes oleks võinud arvata, kui midagi võid lisad, siis ta heaks läheb. Aga kui ta on nagu, kui ma ütlen, mul on tatar, aga mul on see lapsepõlve tatar meeles. Ja see ei olnud nagu, kahjuks mul kodus väga tatart ei osatud teha. Noh, vesi ei saanud soola, mis iganes, see keedetud siukene tatra klimp tuli nagu sinna taldrikule vaata. Ja siis noh, söö see nüüd ära. No ma sõin, aga tore ju ei ole. Piimasupp oli ainult hullem, aga kuidas sul piimasupiga oli? Kas sa sõid üldse lapsena, ma ainult sul piimasuppi või? Ja ikka piimasuppi, jah. No mulle meeldid, kui tekkis see mingi kuradi kile sinna peale, see päris rõve. Ma ei tahaks. No ütlen jah, et ise nagu... See pidi hästi surtu pidi ära sööma. Jah. Ise ei kipu nagu tegema. Ma ütleksin, et ma ei mäleta, millal ma sõin piimasupp. Piimasupp on see, mis ma arvan, et nagu kui meie generatsioon oskab õigesti elada, siis see on see üks söök, mille me nagu unustame ära, mille me nagu saame välja sellest Eesti kultuuriruumist on piimasupp, kui meie generatsioon õigesti elab. Et oma lastel edasi ei tee seda. Kui siin on mõned, kes on see, et oi, ma tegin oma... Kui minu sõbrad, keegi on lapsed juba paaril on, eks ole, ja kui nemad tulevad, et kuule, tegime täna piimasuppi, siis meil tuleb üks pikk vestlus, kus ma pean neile seletama, mis nad valesti tegid ja kui selles vestluses nad ei õpi, siis noh, kahjuks meie sõprus on läbi. Kahjuks sa pead neid lööma. Kahjuks ma pean, jah. Nende enda heaks ja nende lapse terviseks. Kutsud neile lastekaitse. Ära tee lapsele piimasuppi, karu näeb. Mäletad seda reklaami? Karu näeb. Ära löö last. Karu näeb. Ei tea, kas see aitas ka. Kas mingi alkohoolikust isa on putsi raistnud. Hakkas. Karu. Jah, hakkas niimoodi. Äkki on karu kuidagi. Ei, see kindlasti... Poiss, ma ütlen sulle... Oi, oota, äkki karu vaatab. Ei, sest ma vaatan, kuidas Eestis ainukene asi, mis meid mõjutab eestlastele on trahv, on ju. Ja sest ma olen näinud seda, kuidas nüüd, ma ei tea, kas sa oled näinud seda evolutsiooni, kuidas on näinud see rongidega, see sõnum selle, et ära vaata rongi ette jää ja vaata et astu ja nii edasi. Sest kõigepealt oli see, et hei, lase rong läbi, vaata mõlemale poole, rong sõidavad ka, eks ole, kuule, võta klapid peast äkki, kuule, please ära jää alla. Siis oli see, et tead, siin sõidavad rongid, sa ei tahaks ju alla jääda, ära sure ära, eks ole, ära hüppa ette, on ju. Ja siis tuli see, et okei, tead, see on ebaseaduslikkus ja niisama rongi asjade juures hängid, on ju, et kui sa ilma selleta oled, siis on trahv ja nüüd on igal pool on praegu, kui sa rongi alla jääd, sa 800 trahvi, saad aru, jah? Kui sa jääd, kui sa raisk elama jääd, ise kui sa laip oled, 800 € on meie taskust nüüd. Ja me väänaks sulle rohkem, kui saaks. Noh. Et see on ainus see asi, kuidas eestlasi mõjutada saad. Kui sa raisked rongile, saad trahvi ka. Jah, õige kah, noh, vaata, sa peadki kohanema, vaata. Kui sa näed, et midagi ikkagi toimi, et sa inimeste nagu heale südamele, heale tahtele ja moraalitundele ja kõigele sellele, et hoolime üksteisest, kui see kedagi huvitas. Ise enda tervisest ei hooli. Türa, keegi ütleb, et ma ei tohi kuradi rongi ette hüpata. Nii see kuradi türann ja meile siia imbub, Ja siis see 8 sotti trahv. See oli kõigepealt oli et kuule, kui sa lihtsalt vales kohas oled ja niimoodi, et vales kohas ületad ja midagi on, et ära teed, siis on 8 sotti ja nüüd on lihtsalt rongi ette jääd, 8 sotti, boom!
me nõuame su perelt välja selle. jah, põhimõtteliselt. kui sa jääd, mingid tükid jäävad alles, nad panevad selle lihtsalt selle trahvikivitungi sulle selle post-it noodiga või teini otsa ette lihtsalt. Pärast mõtle välja. Oled emos, ärkad ülesse. Vaatad, sul on see ühe käe ümber on see, mis nad panevad sul selle numbri põhimõtteliselt, nad jääksid kes seguni, teise käe ümber on trahvikviitung. Mitte see või? Jah. Intress kogu aeg jooksis sel ajal, kui sa koomas olid. Sa oled nüüd võlgu 35 087 eurot. Viige mind rongi ette tagasi. Ja nad võiksid öelda isegi 35 800 euro $. Oota, kaua ma koomas olin, mitu aastat? Ja vahepeal on asjad muutunud. Komraad. Mida? Seltsimees. Kas te ei oletegi seltsimees Varma? Kes jäi selle rongi ette? Sa oled võlgu meile 8 kvadriljonit rubla. Mis on vähem, kui see tundub. Vähem kui originaalne trahv 800 eurot. Seltsimees Varma, sellepärast, et rongi ette astusite, olete te nüüd mobiliseeritud sõjaväkke. Ja umbes 1,5 tunni pärast saadetakse teid siis sinna Konstantinovka piirkonda rindele. Lõmanni suunas saadame teid pealetungile. Et teil on võimalus tasuda 8 kvadriljonit rubla praegu või siis minna Lõmanni suunas pealetungile ja me kustutame teie võlast 15%. Tundub nagu hea diil. Võtame siis selle 15%. Mis siis jääb mul ainult mingisugune, ma ei tea, 60 kvadriljonit. Mis on ju lummekusta. Mis see 1 kvadriljon siia sinna? Seltsimees Varma. Mul on küsimus, ega rindel ronge pole. Mul on tekkinud vist väike foobia rongidest. Ei, ronge õnneks ei ole üldsegi. Ainult droonid. Ja. Ainult droonid ja mingid kuradi roomikutel robotid ja üks hull. Roomikud? Jah, aga mitte rööpad, roomikud. Jah, muda peal. Muda peal, jah. Mingeid piletimüüjaid midagi ei ole. Okei, siis on vaid, siis mulle sobib. Ei ühtegi oranži asja. Oranž droon tuleb, sa mõtlesid. Meil on nüüd full kuradi Terminaator shit seal rindel. Ainult Terminaator. Sa lähed lihtsalt mingi Ukraina mingile kuulipilduja robotite vastu. Good luck. Nad ei tunne emotsioon. Sa ei pea isegi õppima, kuidas teises keeles appi paluda ka halastust. Neil ei ole seda. Sa ei pea muret. Isegi sa ei pea muretsema, me ei anna sulle isegi, miks me sulle ei anna kiivrit kaasa või? Sellest ei ole abi. Ei ole, me ei anna vale lootus sulle. See ainult, aeglustab sind. Igasugune lisavarustus lihtsalt aeglustab sind. See on jah, sa oled mobiilsem ilma selle. Ja ütleme nii jah, et drooni eest on niigi raske ära joosta, et kui me anname sulle mingi seljakoti koos varustuse, killuvesti või midagi. Mingi relvaga. Tahad relvaga, tahad palju relv kaalub, muidugi sa ei saa relva. Kunagi oli see vana koligi, mis selle täpselt nimi oli, mitte Justice, aga põhimõtteliselt mingi kodukeset linna. Ei, see oli see relv, mis oligi nagu ühe lasuga relv oli. Ja väike siuke püstol anti, mis anti Allied Force'idele kaasa. Et see oli selleks mõeldud, et siis sa lased kellegi maha ja saad tema relva endale võtta. Okei. Ja see oli mingi selline, mingi kokkupandav. Umbes siukene hästi ebaefektiivne. Ja, et sa lased mingi Obersturmbannführerile kuuli vähes
võtad tema luugeri ja siis möllad juba edasi seal. ja täpselt, siis sa saad jah, tema nagu relvadega edasi lasta. ja selle jah, mingisugune 6 minutit oli reload, kui sul oleks olnud teine relv umbes, aga see oli mõeldud ja ühe korra kasutuseks. ja tulistad ja siis see laguneb ära. selle sa saad kaasa. selle me anname sulle. See on kerge. Originaalse 1944. aasta eksemplari. Otse muuseumist. No tegelikult meil oli parem asendus, see on nagu see, kui see netipood toob sulle asenduse asja, mis on see closest nearest, see ei ole sinu bränd, aga teine asi, siin on sulle Rakulka. Sa tahad küll Rakulkaga drooni maha ja siis rebitad selle kuulipilduja maha või lased Arnold Schwarzeneggeri Terminaatorile Rakulka otsa ette ja võtad selle roboti käest selle relva, tõmbad maha toore jõuga. Nüüd sa saad seda kasutada küll ju. Me andsime sulle lihtsalt kivi. Siin on üks niuke kivi. Kivi. Ta on terava otsaga, ära see. Anu lutsukivi. Pärast andis sulle see mingi kips lihtsalt, mis kohe laguneb. Vihma sajab, sulab ära. Mida? Me andsime sulle suhkrukuubiku. Kasutada hästi. Sa pesukaru. Enne surma tee suu magusaks. Kunagi oli, ma tea, kas sa oled vaadanud, see kanal on see Steve MRIs või mis ta on, tüüp sööb neid vanu teise esimese maailmasõja toidupakke. Ja siis ta on selle punkti, kus ta joob kohvi ainult siis, kui see on mingisugune nüüdseks juba 70 aastat vana. Et ta muidu kohvi ei joo, aga siis ta alati teeb endale selle vana stiili kohvi. Vana suhkru ja asjaga. No see on nagu vein, see läheb aina paremaks ajaga. Jah, see on kindel maitse, mida sa pead taga ajama. Kui sa oled seda saanud, siis sa ei saa enam tagasi minna. See šokolaad pidi olema hea tollest ajast nagu. Huvita, sellest sai kakaod ja kõike teha. Sa sõid niisama või siis lõikasid juppideks ja tegid kakaod sellest. Noh, ma võib-olla eeldaks jah, et äkki siis oli mingi nagu ehedam. No jah, ta oligi suht puhas see asi. Ja tänapäeval on see, et mis sul seal šokolaadis üldse on? Palju sul seal kakaod on, mis iganes kuradi mass see on, mis on kokku pressitud mingist kõhrest. Samas ta on forever. Ta peab nagu igavesti vastu, sa ei saa midagi muud temast teha, jah. Aga ta on nagu igavesti. Et siiamaani kuskil muuseumis ju mingi McDonaldsi burger. Esimene vist, mis Islandil või kuskil, kui esimene Islandi Mac tuli, ma tahaks öelda, et Island oli võib-olla mingi muu riik. Aga siis nad panid esimese McDonaldsi burgeri nagu muuseumisse. Ja see on siiamaani seal ilusti. Null mäda, null midagi. Perfetto. See oli kui ühes selles filmraamat, mis oli see Mortal Instruments vist, mis on ka teismelised, ta on veits selline selle samasse vibe'i nagu need igasugused noortekad on, mis on need Twilightid ja sellised, aga nagu see on selles mõttes, et sul on nagu apokalüps on juba ära olnud ja nüüd vana, nagu ühiskonna varemetel noored siis teevad, ma ei tea, mis iganes asju seal. Ja siis neil oli see Food of the Ancients, siis nagu, et sa ei tea, mis see on, see ei ole nagu päris toit, aga see on igavene. Ja see oli lihtsalt mingi Marsbar või mingi Twix, vaata, Food of the Ancients. Et võib-olla me jätamegi kunagi nagu, ka ongi lihtsalt mingi batoonikesed ja asjad kuhugi jäävad inimesed, wow, mis see on, ja keegi on lõksus ja siis proovib ja sest siiamaani toimib. Kui see näiteks ei ole kunagi söönud midagi sellist, sa terve elu kasvanud ainult mingi nagu loodusliku toidu peal, ongi kasvatad mingit kaalikat kuskil lihtsalt. See on ainus toit nagu ja siis sa saad ühe marsi. Wow, muudab see elu. Mõtle, sa pole kunagi nii palju suhkrut korraga saanud ühe sampsus. Su aju on nagu seda veel, selle peale me saame kaua vastu pidada. See annab energiat kõik, mul on isegi elektrolüüdid siin sees. Sa ei tea, mis asi elektrolüüdid on, mida sa tead, et see on hea. Seal on sama kogemus, mis nagu Märt Avandil, kui ta kokaiini tegi. Oli, et nagu, et nüüd
sellist õnnetunnet ja armastust nagu ma pole kunagi kogenud ja nüüd ma pean nagu seda veel saama. Wow, crazy stuff. Väga hea reklaam. Kokaiinile. Seda küll jah, tegelikult. Tahtlikult või tahtmatult Märt Avandi tegi väga hea reklaami. Nagu ma olin kuulnud nagu varem, et lihtsalt, et noh, et teed ja siis on aga nagu, et selline õnnetunne ja selline armastus ma ei olnud kunagi varem. Kas sa ekstasid kirjeldan praegu? See pidi vist olema rohkem see, ma ei tea, ma ei ole teinud. Peab kutsuma Märt Avandi siia, küsime. Noh, enam ei tee, jah. Iga vend oled nüüd, jah. Me peaksime talle pakkuma erinevaid neid. Yeah. Küll illegaalne teha, aga... Ja, sa arvasid, et see oli hea. Proovi. Sa arvasid, et kokaiini ninna tõmmata on hea, aga kas sa oled proovinud seda nagu suitsetaval kujul? Sest ütleme nii, 80-ndatel Ameerikas väga populaarne. Terved kogukonnad hävinesid, kuna nagu nii mõnus oli. Kuna üli hea. Yeah. Et siin on jah üks väike... Seda võiks teha piibust, mõni ütleks. Jaa. Ikkagi viisake, meil piiburahvas siin. Jaa. Märt, nagu sa oled ainult selle ukse veits praokile lükanud, aga aeg on lüüda see jalaga lahti ja astuda üle lävepaku. Järgmine samm sinu elus. Vaprasse uude maailma, jah. See on see, kus kõik muutub. Jaa. Ja siis Märt on järgmine ja siis on mulletiga. Järgmine aeg, mis toimub? Yeah. Märt, mis juhtus? Ülinärvis Märt. Ei, ma ei tea. Yeah. Nagu... Sest mis see nagu halba teeb? See lihtsalt motiveerib sind rohkem teenima. Sest kui ta ütles, et ta mingi, ma ei tea, 4 tonni või noh, mis iganes summa iga kuu kulutas selle peale. No hei, järelikult sa pidid nii palju teenima, et sul oli nii palju vaba raha, et see nagu ei olnud ka, et nagu su abikaasa või keegi oleks nagu, et kuule, et nagu meil siin veits nagu kitsas käes või nagu, et arved maksmata või nii. Ei, see on kuradi arved makstud toit laual, pluss nüüd see nagu vaba raha, et lihtsalt panna ainete alla. Ja. Nagu see tundub nagu, et see nagu mitte ainult ei funktsioneeri, vaid see lausa, ma ütleks lausa thrive'id. See on jah võib-olla... Thrive'id. Kuidas tal huvitav nüüd on, kas tal on pärast seda raskem? Yeah. Finantsiliselt või... Yeah. Mõtles, et ta nagu hoiab 4000 kokku kuus, aga ei. Tegelikult nüüd tal enam seda motti teenida seda. Jaa. Need lihtsalt ei tule nagu sisse nii palju. Jaa. Kõik on nagu out of whack nagu. Ei tea, jah. Ma ise jätan vahele, et mina ei proovi. Ma tean, et mul tekivad sõltuvused nii kergest asjadest, et mul ei ole vaja üldse midagi sõltuvust tekitavat nagu isegi lähedalt proovida. See on kindel laks. Ma olin Coca-Colast aastaid sõltuvuses. Yeah. Liitreid Coca-Cola. Yeah. Pidin jooma. Yeah. Ilmselt on kahjulikum tegelikult kui teha. Vist küll, aga odavam. Yeah. Ei, see on jah, noh, see on päris rets, jah. Eriti nagu kuskil, noh, sa vaatad mingid saateid mingi Ameerikast, kus inimesed joovadki nagu noh, igasugu mingid, ongi nagu ainult soodad, et nagu vett ei joogi. Et nagu null tavalist vett, lihtsalt ainus, mis sa jood, ongi mingi sooda. Ma selle peale tunne, et ma peaksin vett jooma. Sääremaa vesi. Mul on mingi jama muusis veega viimasel ajal, et ma ei tea, kas kui me oleme sõitnud vaata minu juures seal, siis vahepeal nüüd on tekkinud munahais on vahepeal üleval õhus on ju, seal ühe koha peal. Ja mul on nüüd hakanud tulema, et vahepeal hommikuti, kui ma nagu veelasen veits joosta, siis alguses tulebki nagu veits solgi või munahaisu sealt. See läheb nagu üle, aga alguses on küll niisugune. Keegi on torustikus ära surnud või? Ma ei tea, hea küsimus. No, mingi nirk või pesukaru? Ma olen oma naabrit kätte saanud, ma tahan küsida, kas nemad ka tunnevad seda. Või on ainult mul see mingi jama? Kuidas sul üldse naabritega suhtlus on? Hea, aga lihtsalt vähe näeme. Yeah. Ma olen kuskil mujal kogu aeg. Et selles mõttes jah, aga noh,
lihtsalt ma kas pean siis, kui sa kolisid sinna, kas sa siis küpsetasid mingi piruka, läksid neile ukse taha või nemad tulid sulle, et nagu tere tulemast meie kanti? Ei, päris seda ei olnud. Minu esimene kokkupuude oli siis, kui läks majas, lihtsalt nagu korgid läksid läbi. Ja siis ma läksin, mis siin toimub, kuidas ma korgid saan. Tuli välja, see oli kuskil mujal üldse, kes oli maja üldkorgid olid läinud teise trepikoja nagu all keldris. Siis ma nägin naabrid esimest korda. Ja vaata, kes sina lasid läbi? Ei, mina ei olnud. See olin mina. Siis läksid see pesapalli kurikaga neile ukse taha. Ei, mina olin see, kes korgid läbi lasi. Ma panin isegi nagu eesikus endal tule põlema ja siis üks lamp läks katsi terve maja korgid lõi välja. See oli oih. Aga tuleb välja, seda oli palju juhtunud. Seal oli alguses elektriga suur jama. Ma ei saanud nagu köögis kasutada samal ajal pliiti ja ahju. Ja midagi. Nagu, ma sain valida, kas pliiti ja ahi ja mingi kolmas asi samal ajal ei saanud töötada. Et kui ma tahtsin pliiti ja ahju kasutada, siis ma pidi kõik muu kinni panema. Et aga nüüd on korras. Et sa pead valima, jah, kuidagi. See on väga huvitav ka selline mäng. Ajuga, siis kui on, siis on see, et korgid läheb läbi kõik jälle, siis pead jälle minema ja nagu kõik tagasi reset. Aga see läks korda, see oli maja mingi asi oli, mingi hetk tehti korda. Ilmselt. Ja. Aga noh, nüüd on parem. Kuigi jah, see elektriga on üldse niisugune huvitav, et vahepeal mäletan, vanematel oli ka kogu aeg see jama ja siis oli see, et mis pistikust sa mis võtad umbes ja niimoodi ja siis ma vedasin mingi kaugemalt pistikult mingid asjad ja no neil oli see, et nad ei saanud panna samal ajal, ei saanud tavaline pesumasin ja pliit ei saanud samal ajal tööl olla. Et sa said kas pesu pesta või süüa teha, aga samal ajal ei. No. Et noh, sellised väiksed igapäevased struggle'id, mis meil on elus korterides ja sa kunagi ei teagi, mis sa korteris saad või kuidas asi nagu edasi areneb mingis kohas. See ongi su unistus, et saad ülihea elektrisüsteemiga kodu kunagi, siis paned kõik lihtsalt korraga tööle. Ahi, pliit, pesumasin, nõudepesumasin, kuradi mikrolaine, ahi, telekas. Ja ma tahaks, et nagu duši all oleks või nagu vanitoas oleks selline veesurve, et kui nagu duši tööle paned, siis korrani hirmus. Et kas nagu ikka sellised nagu tempoga vesi võib vastu minna. Kas mul on valus selle duši all või mitte? Jätab marraskile seda. Ma tahaks siukest vee seda. Nagu sind on pekstud. Selles oli hea, Hugo Stays oli hea veesurve. Vähemalt mul alati oli selline, et paned duši ka nagu et see, et kus see duši, see tahab käest ära põgeneda sul. Sa pead nagu hoidma. Duši alles lihtsalt põrandale mööda koridori sinna fucking lifti. Jooksed järgi. Tule tagasi, raisk. Sellist ma tahan, see on hea. See on surve. Maadled seal koridori põrandal sellega. Nagu mingi anakondaga. Kõik on vett täis märjeglis. Keegi teine läheb mööda, kus on tuba 235? Ja sealpool. Koridori lõpus. Kas sul on abi vaja? Ei, ma saan hakkama. Full alasti maadlen ka, siis ma olin duši. Lihtsalt väike lisafakt siin. Maagiline Hugo Stay. Mul oli see, et seal lihtsalt see äravool oli veits umbes. Nii et ei ole ainult roosiline. Kahju. Ja ma ka tahaks, kui see oleks hea äravoolu ja kui see on kerge äravoolu puhastada. Kus ma lihtsalt mingi tulistan ja äravool on ära või ma ei tea. Enam ei ole äravoolu probleeme. Aga Hugo Stays, ma ei taha seda lahti võtma ka hakata. Seda jobi. Hugo jobi või? Hugo Turlent igal pool. Kes seda tahab? Jobi, higi, veri, ma ei tea, mis okse. Kõik eri värvi karvad. Mul on enda äravoolud nagu koristades halb olnud. Ma arvan, kellegi teise omaga parem on. Ma ketin juba mõtleb. Ma arvan, seal need koristajad on ka nagu, et kui keegi midagi nagu ei ütle otseselt, et pahasti on, siis me ei hakka ka seda puutuma.
selles on hullem, mis on see Hektor, mis on Tartus, seal oli niimoodi, ma võtsin toa endale seal üks kord ja ma ei ole rohkem enam võtnud, sest seal on nagu solgihais toas sees, kui sa selle ukse lahti jätad. See, kus ma ei julge käia ju. Ma ei julge selle duši all käia, kui see on nagu, mul oleks vist parem endale ise peale kusta. See tundub nagu seifi. Ja. Kas see oli nagu üli mingi räämas ka või? Ei, puhas, kõik oli nagu tipp-topp selles mõttes, aga lihtsalt lõhn oli nagu horriible. See võib olla see, et kuna see lõhn nagu jängi kogu aeg ja nad ei lase võib-olla ise vett sealt alla vaata, mingi hetk sul ongi see, et see lõhn tuleb ülesse, kui seda ei kasuta. Ja see vesi jaurab ära sealt ja siis... See võib olla nagu sellega seotud nagu. Aga samas iga kord, kui ma nagu vetsus käisin ja siis vetsusvett tõmbasin, siis nagu see sita hais tuli nagu dušist välja. Tõmbad vetsust ja siis sealt pritsib. Ja sintele. Nagu ja ketid siis uuesti potti, vajutada ketid ja siis duši all. Paljud on nagu öelnud, et Hektoris on ikka türa, see on nii rotne. Sest see ei ole tegelikult nagu nii vana koht ju ka. Ei ole, jah. Siis kui see avatis, see oli hull mingi bling, vaata, et mingi niuke disain koht ja mis iganes. Ja me isegi ju käisime ju vist kahekesi äkki käisime seal mingi avamispeol kunagi või seti tegemas. Käisime, jah. Päris oli cool ja nagu lahe, aga... võib-olla see ongi nii ära kuradi trööbatud, vaata lihtsalt. See on maja koht, vist asukoht, ma arvan, ja siuksed asjad on võib-olla kuidagi mõjutavad seda. Seal kandis või ma ei teagi, jah, aga see on nagu, see on tõesti ära tröövatud ja siukene ruff on. Ja võib-olla kõik mingi lihtsalt kokkuhoid ka vaata, et võib-olla ei hooldata nii palju. Siis kui see avati, siis seal oli ju reception on ju vastuvõtt ja kõik ja nüüd on ka lihtsalt vist see, et see nagu mingi koodiga ainult, jah, ta ei ole enam jah, päris šee. Pluss seal on voodid, kus ma tihti seda ei tee, aga voodid, kus ma olen maha keeranud. Sest seal on täpselt nagu voodi on nagu natukene kitsam, kui mina olen. Nii et ma magan küll, aga mul on veits minust on üle selle voodi. Aga siis nagu, nüüd ma keeran ennast ja keerasingi maha lihtsalt ennast voodist välja kõnks lihtsalt. See on nii kitsad voodid. Ja selles suhtes jah, Hugos Days on päris norm, seal on see mingi 1,5 voodi või midagi sellist. Hugos on hea, seal on mugav, seal on see peapord, eks ole, seal on kenasti seina, seal on ja normid padjad on ka. Seal on, kõik on läbi mõeldud selles mõttes, jah. Et see on nagu väga hea selle suvetuuri nagu areng, vaata, et meil on üha rohkem olnud nagu sellist eraldi majutust. Sest kõik norskavad nüüd. Te ei saa enam mulle ette heita. See ongi see probleem, et kõik norskavad. Ja tegelikult jah, kui sa nagu oled juba nagu harjunud vaata, et sul on nagu oma mingi selline väike korter, siis kohati on nagu raske ka tagasi minna sinna ühisesse. Jah. No mul on, see on minu jaoks on siukene, kus ma ütlen, kuna lapsepõlves võib-olla privaatsus oli siukene teisejärguline asi, et siis mul ei ole nagu probleemi minna kuhugi jällegi 16 inimesega või 20 inimesega ühte tuppa magama. See on crazy ikka. Ma ei tea, kui mind ma valin ka natukene, sa saad natukene seda võtta, sest kui on tõesti need mulle väga ei meeldi, kui on sul on need narivoodid, kus on see 3 voodit üksteise otsas. Sest neid narivoodid on ka, kus on nagu 3 nariid. Ja need nagu, ma ei tea, see mulle nagu, kui ma sinna 3. narisse üles ronin, nagu mul on tunne, et ma ju tõmban selle voodi pikali. Ma olen raskem kui see voodi. No, see on jah umbes, et ma sinna India rongi ikka päris. Aga siis... 3-kordne narid. Ja neid on... See on nii nagu insane. Ja neid on mingisugune 15-20 tükki ühest toas ka, et see on 60 inimese tube. Ja sa oled olnud sellised? Ma olen olnud sellistes küll, jah. Nüüd on nagu, aga see ongi see, et see on lihtsalt üldkommuun, kus sa lähed, see on nagu bussis magamine lihtsalt. Sest elu käib seal kogu aeg tegelikult, sa tead, et see ei ole see, sa lihtsalt lähed ja
saad oma selle kohakese ja lihtsalt magad ära seal ja siis mis iganes sul on, liigud edasi. Et mis on paremad, on need osades, sa saad nagu isegi, kus on nagu kaardina ette saad tõmmata. Kui sa saad juba voodile kaardina ette ära tõmmata, see on hoopis teine, see on game changer. Yeah. Siis sa oled oma ette väikeses boksikeses. Aga sul on mingi eraldi mingi kapp asi ka seal või? Jah, tihti peale on nagu alguses on kapp, nagu ruumis ja tuled tuppa, siis on kapp, saad asja panna või mõnedes on voodi all, 2 sükest, kapikest ainult, üks on ülemise, teine alumise narri. Yeah. Oleneb erinevalt on tehtud, et see on, aga mina reisin, kui ma reisin, siis ma reisin seljakotiga. Yeah. Ja mul on seljakott on voodis minuga koos, ta all jalgade juures. Püsti panen selle sinna ja asjad on seal sees, mis iganes. Selles mõttes mul ka nagu väga ei häiri. Ma arvan, jah, mul vist kõige suurem selline tuba, kus ma olen olnud, on äkki ka vast 16-kohaline võib-olla. No muidugi Kaitseväes oli ka, aga see oli võib-olla mingi 10 tükki toas, see ei olnud tegelikult nagu väga suur. Need on natuke teine asi ka. Yeah. Aga jah, et see reisi peal jah, et ma olen nagu teinud seda ja siis on see, et see kuradi mingi eriti kohutav vets on kuskil koridori peal ja nagu dušš on ka koridori peal ja kõik see on ju. Aga jah, praegu ma enam väga ei sooviks, kus nagu suurt vajadust ei ole, aga pigem väldiks. Jah, no mulle lihtsalt nagu meeldib veits isegi see osa nagu kuidagi ta on niisugune, pluss ma säästan nii palju raha tegelikult, sest need kohad ongi võib-olla mingisugune 30 € öö versus kui ma nüüd tegelikult hakkan juba endale tuba võtma, siis mul on see, et ma juba mõtlen, kuhu ma panen, ma ei taha endale võtta mingisugust 40-50 € tuba, mis on nagu ruff, siis ma võtan endale juba päris nagu hotellitoa või midagi sellist, need on juba mingi 200 Yeah. Et ma saan põhimõtteliselt selle 30 € saan nagu nädala umbes sama, mis ma saan ühe hotellitoas olla. Yeah. Et see on see math minu peas. Plus ma nagu ma norskan küll mõned ööd, aga ma tegelikult reisil olles ka ma iga öö ei norska, see ongi see asi, et kus sa tead samas? ei sellepärast, et kui ma olen nagu inimestega koos elanud ja niimoodi, siis on mulle seda on öeldud, et ma iga öö ei norska. Et mul ongi nagu see, et ma norskan, ütleme üle 2 päeva ei norska, siis 1 päeva norskan, 2 päeva ei norska, 1 päeva norskan. Yeah. Et see oleneb veits ka muidugi sellest, et kas ma olen joonud või mitte, et kui ma siis ma nagu norskan rohkem, kui ma olen joonud. Otse mingi kell 5 öösel kuskil pubist, täiesti lädras ronid sinna 3. korrusele. Ärkad üles selle peale, et mingi Moldova tüüp on su peal nuga on hammaste vahel. I've had enough! I will stab you! I will cut your throat! Ja ma arvan, et ma ütleksin, et sa oled hetkel ronimus 3. korrusele narivoodisse, et seda teha. Mis sa arvasid, et juhtuma hakkab siin toas? Ja ma arvan, et hetkel on, muidugi hea point ja lähe roni palla tagasi. Ta on nagu, okei. Ja muidugi. I will stab you! I will kill you! And your own family! Okay, well, if you put it like that. See on ju loogiline. Have a good night. Have a good sleep, sir. I know I won't. I will actually kill myself. I will stab myself. But my whole family. I will go bleed out in the shower. Tänapäeval nendes kohtades, kus on need on keskendunudki sellistele tubadele asjadele, need tegelikult need dušid ja WC-d on väga korralikud juba. Yeah. Need on päris viisakad ikka pigem ja moodsad. Yeah. Õnneks. Et seal oleks ausalt tore perest tühjaks tilkud. Vaata, kui see Sten rääkis ka vist, et kui ta käis Barcelonas või Barcelonas, et ta magas ka mingis sellises mis iganes, siis ma ei tea, mida ta tegi seal, ta nagu rääkis, ma ei tea, kas ta mängis mingi kitra seal või laulis või
või mina ei tea, tegi mingi rääkis, et tegi mingi hullu lärmi ja siis mingi, et tead, seal mõned inimesed läksid ikka täiesti hulluks, mingi karjusid ja mingi peksid vastu seinu, ma ei tea, miks need peast segi läksid. Sest terve öö räuskasid seal kuradi, ma ei tea, mingis konteiner hostelis või midagi. Kui ta läks veel selles poodis ka, jah? See oli nagu ülinaljakas, nagu nii oblivious, ma ei tea, miks nad nagu nii mingi peast segi läks vist lihtsalt, ma ei tea. Üks seal karjas mingi, kuule, ole vait. Sest kui sa nagu lihtsalt ajast mingi tüübi teed närvivapustuse äärel. Ja see on crazy asi, mida nagu, kui sa kitarri või nagu, sest ongi norskamine on asi, mis on nagu veits, sa suudad endale selle ära teha, et noh, okei, inimesed magavad, ta ei saa seda kontrollida, vaata, on ju. Käib närvidele küll, aga mis aga ei hakka sa mingi kitarri ööle. See on nagu hea teine, et nagu sa ei pea öösel kell 4 mängima kitra. Mõtle korra. 5. kord, kumbaya, my lord, kumbaya, see on nagu ei, ma juba tean sõnu ja ma ei taha, nagu mul ei ole vaja kogu aeg seda sama asi. Nüüd nendele, kes vaatavad YouTube'is, ma joon nüüd vett nagu Trump. Väga hea. Ta joob niimoodi 2 käega alati. Ma võin kindel olla, sest noh, tal on ju seda peab toetama, nagu ta 1-ga ei saa. Jaa, ma olen ka seda teinud. Ma kunagi, kui olid suured pudelid, need 1,5 liitrised või 2 liitrised, kui neist alguses olin, siis ma tihtipeale jõin niimoodi, et nagu oli see pudel, kes ühes käes oli see ja siis teisega lükkasin nagu alt üles. Et nagu sellega toetasin, tagant lükkasin üles. No ja, aga ta võtab nagu väiksest mingist purgist või mingist tassist. See on päris naljakas tegelikult, et nagu Trump on tegelikult nagu suht niuke fruity tüüp või nagu ta ei ole nagu üldsegi selline nagu mingi mehine, nagu mingi alfa tüüp või see, ta on suht nagu selline flamboyant nagu. Ta on niuke show, niuke särav, niuke show mees, vaata. Glitsi. Jaa, et ta on nagu nende mingi parempoolsete, vaata, see nagu ikoon. See on nagu tegelikult väga naljakas, vaata. Ja kui sa võtad niimoodi tihtipeale, kes on need nagu online preestrid, või mida online, aga teleevangelistid on see õige sõna. Need preestrid on ka väga glitsi ja glam ja showbiz ja siukene, noh, see on nagu, et mis siin, aga tegelikult on üli nagu ortodoksne, väga siukene kindel katoliiklik või mis iganes need on, et nad väga usupõhine peab olema, kõik peab olema, aga nad on samad mingid cult-liiderid, aga samas on saatke mulle see raha, baby, Jumal aitab, kui sa mulle see raha saadad, noh, full. Nagu siin mingi asi ei sobi kokku, bro. Ja siis on lihtsalt plahvatused. Paneme pürotehnika ja täpselt niimoodi. Plahvatus teeb alati asja paremaks. Praise the law. Need konfetikahurid ja teesärke laseb rahvale ja särki. Ma alles nägin hiljuti ühes kohas oli eraldi hinnakiri oli see, et kui sa lased foajees konfetti, see on eraldi koristustasu. Seda on nii raske kätte saada. Ja, mõistlik, kus see oli Salmes või? Merekultuurikeskuses. Aga põhimõtteliselt küll jah, et alles oli see, et seal on ja muidu oli see vist, oligi kahe korda, muidu oli vist 7 euri koristustund või midagi siukest, 14 euri. Ja pead kurdi vaibad neid kätte saamas, nende mingi maalide vahelt ja mingi kujude pealt. Ja suures saalis ei tohtinud isegi seda lasta seal, ainult foajees võid lasta. Seal on see veel see pehme sega, see on kuskil. Me nägime Salmes seda, kui me tegime show'd, filmimised, siis neil oli olnud mingisugune moeshow enne ja terve esimene rida toole olid full glitteris. Nagu sädelesid valguse käest, nii palju glitterit oli, see ei lähe kunagi maha. Aga mingid tüübid, mul on tore mõelda, et mingid tüübid tulid show'le, mingid eriti tüübid tulid show'le, ma ei näe midagi ja siis lihtsalt istuvad seal glitteris ja siis tulevad maha ja oih. Siis pärast saavad linna peal lõugalis. Meil on sädeled siin, jah? Jah, mis sädeled lillek? Ma lihtsalt lasen sellel olla. See teeb ka seda nagu tulistab suust samamoodi.
ma arvan küll. Ega me tegelikult vaikselt olemegi episoodiga jõudnud sinnamaale, kus hakkab läbi saama. Me oleme rääkinud mitte millestki ja kõigest. Yeah. Nii nagu on järgmine episood ka millalgi varsti, järgmine nädal. Muuseas. See on nagu see pealtnägija ütleb, et juba tund aega vähem kui nädala pärast. Same bad time, same bad channel. Yeah. See on see põhimõtteliselt see sama. Praegu otseselt ei ole enam tuurikutseid meil teha, suvetuur on läbi saanud selleks ajaks. Mida minge vaadake Roger Andre tundi, kes ei ole veel Seebikat käinud vaatamas, see on igal pool praegu olemas ja sinuga kohtume varsti jälle ja teiega kallis publik ka. Nagu külapäe müüja on vaikselt ja rahulikult nurga taha jõudnud, sest suur möll on läbi ja saatuse tahtel oli mitu inimest, kes järjekorrast läksid ära, sest nad ei jõudnud piisavalt kiiresti nagu oma asja saada ja see tähendas seda, et külapoe müüja sai ka oma raha kätte rahulikult ja saab minna ja külapoe jälle avada kuuks ajaks. Nõnda aga, sest aeg on tõesti sinna seal kaugel, kus riiulid vajavad täitmist. Nõnda aga tänane episood läbi saanud, mina olen nagu ikka Karl-Laari Varma ja minuga siin stuudios nagu ikka Ardo Asperg. Aitäh teile ja tšau. Nägemist. Näeme hiljem. Tšau. Üli palju oli. Näeme hiljem. Näeme tšau. Nagu, ma tegelikult nagu lõpetaksin, vaata, kus on see, et me ei näe enam kunagi. See on see oomen, vaata, ei, küll me veel näeme. Kuskilt tuleb nöör kukuba.